Nii, tere tulemast Tabasalu kooli käesoleva õppeaasta lapsevanemate üldkoosolekule. Tänane päevakord näeb meil ette siis järgnevat. Kõigepealt me teeme lühikese sissejuhatuse, kus me räägime koolist läbi arvude. Me käime üle ka kooli väärtused ja visiooni ja missiooni. Ja seejärel peamine päevakorrapunkt on seekord tingitud siis kooli arengukava arenguperioodi lõppemisest. Ehk siis 2018 kuni 2021 aastate arengukava on käesoleva aastaga saamas läbi ja praegu tulekski teha tagasi pilguheit sellele, kuidas meil sellel perioodil püstitatud eesmärkide täitmisega on läinud. Seejärel räägime me põgusalt käesoleva õppeaasta plaanidest, tutvustame ka huvitegevuse ja huvihariduse võimalusi ning kogu ettekande jooksul on võimalik siis chatis kirjutada küsimusi, mis tekivad ettekande osas ja kõige lõpus, kui ettekanne on läbi, siis vastame ka kõigile küsimustele, mis siis ettekande jooksul on chati laekunud. Täiendavalt, kuna käesolev siis koosolek on taaskord virtuaalses vormis, et siis soovitame panna täisekraani. Kindlasti mobiili peal vaatajatel on natukene raskem võib-olla teksti sealt välja lugeda, et siis võimalusel ka arvutist soovitaks vaadata. Kui me lähme nüüd meie kooli juurde, et siis meie kool on tänaseks põhikool, ehk siis meil õpivad 1. kuni 9. klassi õpilased ja meie kool tegutseb 3 erinevas õppehoones, millest siis kõige viimase saime kätte käesoleval õppeaastal, kus ka minister tuli meiega koos õppehoonet avama. Suurim muudatus võrreldes eelmise õppeaastaga ongi siis selles, et koolil on uus nimi, Tabasalu kool, senise Tabasalu ühisgümnaasiumi asemel, ja kaasnevalt siis see uus õppehoone, kus meil õpivad 1. kuni 5. klasside õpilased. Täiendavalt on uues õppehoones ka väikeklasside ja tugikeskuse oma tiib. Meie koolis kokku on 1029 õpilast, et see on natuke rohkem kui 100 võrra vähem kui kõige nii-öelda rekordaastal, kus meil oli ka veel gümnaasiumiaste. Kuid sellegipoolest tervikuna klassikomplektide arv oluliselt ei vähenenud, kuna gümnaasiumis oli meil 6 klassikomplekti ja tänaseks on meil koolis ikkagi alles 52 klassikomplekti, mistõttu me oleme ikkagi väga suur põhikool. Nendest 10 on väikeklassid, kes õpivad eraldi oma koduklassides ja kõike seda on siis toetamas 128 liikmeline kooli meeskond. Nendest 128 inimesest on 83 on õpetajad ja ülejäänud on siis kõikvõimalikes tugirollides. Et me räägime siinkohal nii sööklapersonalist, koristajatest, IT-st, juhtkonnast, kommunikatsioonist, huvitegevusest, et need on siis need tugirollid, mis käivad sellega kaasas, et õpetajatele oleks loodud ideaalsed tingimused, et nad saaksid keskenduda siis õppekasvatustöö läbiviimisele. Meie kooli väärtused on haritus ja haritus tähendabki siis seda, et meie kooli ülesanne on tagada hea hariduse kättesaadavus ja ühtlasi kultiveerida huviteket õpilastes õppimise vastu ja õpioskuseid. Ja selle summana siis sünnibki haritus. Meie teine väärtus on kultuursus, see tähendab seda, et meie kool kannab endas ühiskonna ja kogukonna väärtuseid ning me soovime neid ka oma õpilastele edasi kanda. Ehk siis kool panustabki lapse kultuurilisse arengusse, ehk siis kaasnevalt toetab väärtuste teket, hoiakute kujunemist ja koostöövõime arendamist. Meie visioon. Meie visioon sai juba eelmisel arengukava perioodil sõnastatud väga ambitsioonikas. Ja see visioon on pürgida Eesti parimaks piirkonnakooliks. Piirkonnakoolina me mõistame siis kooli, kes võtab vastu absoluutselt kõik oma piirkonna õpilased.
Ja jällegi meil on kaks väärtustest lähtuvat kategooriat, milles me seda siis nagu mõõdame. Üks nendest on õpitase, õpitulemuslikkus, ehk siis haritusega seotud. Ja teine on koolirõõm, ehk siis kultuursus, kuidas me ühes kooliruumis, ühes keskkonnas omavahel hakkama saame. Ja see kandub siiski selle nendes erinevates riiklikes uuringutes, seda ka vastavalt mõõdetakse. Korraks veel visiooni juures on oluline ka mainida ära ka meie kooli missioon, ja missioon on siis selles seisneb, et absoluutselt kõik tegevused meie majades peavad vastama ühele kriteeriumile. Ja see kriteerium on selles, et iga tegevus peab toetama kas otseselt või kaudselt õpilase arengut. Sellega jõuame järgmise punkti juurde, milleks on siis tagasivaade arengukava perioodile 2018 kuni 2021. Kui 2016. aastal me alustasime oma teadlikku teekonda parimaks piirkonnakooliks pürgimise poole ja meie esmane fookus oligi õpitulemuste ja kooli üleüldise õhkkonna parandamisel, siis 2018. aastal me läksime nendes eesmärkides ka konkreetsemaks ja sai formuleeritud siis arengukavas 8 peamist eesmärki, millega me uskusime, et kool suudab veelgi rohkemal määral panustada siis sellesse, et meie õpilastel oleks meie koolis hea ja ka väga arendav olla. 2018. aastaks ühtlasi olime ju tegelikult juba päris hea vundamendi ladunud, sellepärast et tollel hetkel võib-olla siis peamine näidik või mõõdik, mille järgi laiem üldsus kooli hindas, oli siis gümnaasiumi riigieksamite tulemused ja aasta-aastalt toimus nendes tulemustes tõus. Seda muidugi siis õpetajate ja õpilaste ühise panuse tulemusena. Ja küllaltki lühikese ajaga me jõudsime natukene allpool Eesti riigi keskmist olnud seisust tegelikult sinna esimese 15% hulka ja sealt edasi juba esimese 10% hulka. Seejärel tuli COVID, riigieksamid muutusid vabatahtlikuks ja seetõttu see näitaja võib-olla enam ei ole kõige asjakohasem. Ja seda enam, et tegelikult see näitaja meie kooli kontekstis tänaseks on ka ajalugu, sellepärast et gümnaasium on nüüd riigi haldusalas ja vastavalt siis Tabasalu riigigümnaasium. Sellest hoolimata saame uhkust tunda, et tegelikult andsime gümnaasiumi üle väga heas seisus ja selle üks kindel indikaator oli see, et huvi gümnaasiumi õppe suhtes Tabasalus oli väga suures kasvutrendis, et jällegi arenguperioodi jooksul gümnaasiumisse soovijate arv rohkem kui kahekordistus. Vaatame siis detailsemalt neid 8 eesmärki, mis sai püstitatud ja nendest kõige esimene oli kooli kõige rohkem vaevanud mure. See mure oli ruumimure, ehk siis teisisõnu, kui meie kool alustas 1986. aastal 35 aastat tagasi 317 õpilasega, siis loodi ka koolihoone ja hiljem, 20 aastat hiljem peale alustamist rajati ka täiendavalt algklasside hoone. Kuid tegelikult see koolikeskkond ei olnud mõeldud päris selliseks kiireks kasvuks, mis aset leidis. Ehk siis me olime 2018. aastal ületanud 1000 õpilase piiri ja kaasnevalt tegelikult oli meie kooli ruumiressurss täielikult viimase piirini pingule tõmmatud. Ja tegelikult olid ka väga realistlik oli tollel hetkel ka see, kus me oleks peaaegu pidanud lihtsalt ruumipuuduse tõttu avama õhtuse vahetuse. Õnneks tänu oskuslikule tunniplaani koostamisele ja kompromissidele, mis saavutati õpetajatega, oli võimalik seda siiski vältida. Ja sellises ülempiirini täitunud koolihoones, kus õpetajad said oluliselt vähemal määral kasutada koduklassi ja pidid rändliikumisega tegelema, me saime hakkama. Aga king pitsitas tugevasti. Ja meie esmane eesmärk oli siis tegelikult pikka aega kestnud projekt, mis oli riigiga koostöös, ehk siis riigi ja omavalitsuse ühisprojektina
valmis Tabasalu hariduslinnaku uus faas. Miks ma ütlen uus faas, on sellepärast, et tegelikult Tabasalu hariduslinnak toimis ju ka varasemalt, kus meil oli olemas nii koolihoone ja oli olemas spordikompleks ja spordikompleksi juures olevad erinevad partnerid, kellega me koos seda efekti saavutasime. Nüüd uues majas me saame selle üle olla hästi rõõmsad, sellepärast et tõepoolest projekteerimise käigus arvestati väga ulatuslikult kooli sisendit, mis tähendab seda, et näiteks muusikaklass või kodunduse klass või käsitööklass, et nende kujundamise juures ikkagi olid meie enda õpetajad, kes meie enda õpilastega seal ka nüüd tänasel hetkel juba ametis on. Samuti on hea meel selle üle, et selle ruumi probleemi üks nähtus oli see, et kui meil küll arengukava perioodi jäi ka uue staadioni avamine, mis oluliselt parandas meie välihooaja sporditingimusi kehalise kasvatuse läbiviimise kontekstis ning ka erineva huvitegevuse võtmes, siis tegelikult sisehooaja sporditingimuste osas oli meil samasugune mure nagu klassiruumidega, ehk siis lihtsalt neid ruume, kus tunde korraga läbi viia, ei olnud piisavalt. Ja seetõttu oli päris suur vajadus uue spordisaali järele Tabasalus. Et illustreerimaks selle mure nagu ulatust, et siis tegelikult meil tõesti mingil perioodil osad tunnid kehalises toimusid ka ju koridorides. Et saime hakkama, kuid nüüd on tõesti suur heameel, et meil on uus ja kaasaegne spordisaal, kus treeningutel käivad meie kogukonna inimesed, ehk siis õpilased ja ka mõned rahvatantsurühmad ja selles mõttes igati juba tihedalt kasutust leidev saal, kus kindlasti tulevikus on kasutajaid veelgi rohkem. Ühtlasi tegelikult on siin ka väike link, mida me jagasime Facebookis, et meie õpilane oma loovtöö raames on teinud ka tegelikult sellise time-lapse video nende hoonete valmimisest, et kui on huvi vaadata, kuidas see ehitus läks, et siis kindlasti visake vilk peale meie kooli Facebookile. Teine eesmärk, mis tekkis jooksvalt, ehk siis sellel hetkel, kui arengukava oli juba kinnitatud ja mis tegelikult algselt ei olnudki kooli arengukava eesmärkide hulgas, oli siis Meriküla õppehoone kasutuselevõtt. Nimelt algne kooli arengukava nägi ette, et on üks progümnaasium Tabasalus, kuid erinevate poliitiliste otsuste summana tekkis vajadus siis ka Merikülas õppehoone avada progümnaasiumi astmes, et pakkuda ka seal piirkonnas progümnaasiumi haridust. Et mis on selle asja juures nagu huvitav on see, et see andis tegelikult võimaluse Tabasalu muusikakoolile realiseerida oma arengukava pikaajaline eesmärk, milleks oli oma hoone saamine. Ja seoses Meriküla kasutusele võtmisega Tabasalu muusikakool sai endale meie senise algklasside hoone, mis on siis ühendatud ka kooli aulaga. Ja täna on käimas seal siis remonttööd, nii et varsti on valmimas ka Tabasalu või siis tegelikult kogu Harku valla huvihariduse osas kindlasti lipulaevaks oleva muusikakooli uued ruumid. Ja nüüd kuna see samm on tehtud, siis tegelikult seoses algklasside hoone ja kaasnevalt 14 klassiruumi ära minemisega progümnaasiumi alt, et siis tegelikult meil püsib ka tulevikus vajadus Meriküla õppekompleksi kasutamise osas. Sellepärast, et nüüd, kus meil on peahoones ruumi ikkagi oluliselt vähem seoses selle väga suure tiiva ära andmisega, siis meil on ikkagi klassiruumide osas, et kõik õpilased saaksid õpetatud heades tingimustes, ongi vajalik 3 õppehoone kasutamine. Kui me räägime Merikülast natuke lähemalt, et siis see oli võrdlemisi ebatraditsiooniline olukord, ehk siis kooli ettevalmistamiseks ja progümnaasiumi vajadustele vastavaks tegemiseks oli võrdlemisi lühike ajaperiood, et meie koolile oli umbes 4 kuud aega, et moodustada meeskond ja sisustada siis erinõuetega klassiruumid vastavalt nii, nagu riiklik õppekava seda nõuab. On hea meel tõdeda, et tegelikult koostöös vallavalitsusega suur osa nendest murekohtadest sai väga hästi lahendatud. Klassiruumid tulid, võiks öelda, et lausa suurepärased.
ja tegelikult ka meeskond õnnestus moodustada. Käesoleval õppeaastal siis oleme nagu ka rohkem kasutanud õpetajate liikumist majade vahel, et tagada just niisugust optimaalset koormust ja ühtlasi ka, et majad võib-olla hingaksid natuke rohkem ühes rütmis. Et kindlasti esmaülesanne Meriküla puhul oligi siis kooli nagu käiku võtmine ja kindlasti väga oluline aspekt oli siis ka koolikultuuri loomine ja see oli mõneti raskendatud ikkagi ka sellest ümbritsevast kärast, mis seal toimus ja tõepoolest tuleb möönda, et tänasel hetkel need kooli ligipääsuvõimalused traditsioonilises mõttes ei ole kõige mugavamad, kuid koolibussid on tänaseks kenasti tööle saanud ja õpilased jõuavad ilusti tundidesse. Kooli ülesanne jällegi on kogu aeg ja kestvalt tagada siis kooliruumides võimalikult kvaliteetse õppetöö läbiviimine. Ja tegelikult esimesel õppeaastal, mis oli oluliselt häiritud ka Covidi perioodist, toimusid ikkagi esimesed sellised ühised sündmused ja koolipere õppis üksteist tundma ja sellest lähtuvalt oleme väga optimistlikud, et käesoleval õppeaastal lähevad asjad veelgi paremini. Ja mis puudutab taristut, siis ka need arendused, mis ei mahtunud sellesse esimesse lühikesse perioodi, et need siis ajatati teise etappi, mille raames siis käesolevaks õppeaastaks saigi Merikülas valmis ka eraldi koduklassid meie väikeklassidele, eraldi valmis lugemissaal ja praegusel hetkel on valmimise lõppjärgus ka õuespordi rajatis. Et ühesõnaga, meil on hea meel, et Meriküla näol meil need võimalused on, sest kompleks tervikuna on ju õppehooneks ehitatud ja täna ta siis ka õppehoonena tegutseda saab. Ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, räägime ka peahoonest, et seoses siis gümnaasiumiastme eraldamisega ja algklasside maja loovutamisega oleme siis peahoones on täna õppimas meie progümnaasiumi astme õpilased. Ja meie peahoonega on see lugu, et tegelikult juba 2 aasta eest sai valmis 10-aastane projekt, mille raames siis iga-aastaselt renoveeriti koolis tiibade kaupa erinevad sektorid ja selle tulemusena, hoolimata sellest, et maja on juba mõneti vana, siis need ruumid, kus õpilased ja õpetajad tegutsevad, et need on tegelikult väga heas korras. Lisaks siis koosmõjus erinevate IT-projektidega on tänaseks ka varustatud kõik ruumid moodsa esitlustehnikaga, mis kindlasti võimaldab õpet mitmekesistada. Nüüd järgmisel suvel on plaanis ka peamajas teatav rekonstrueerimine. Selle esmane fookus siis suuresti ka COVID-kriisist lähtuvalt on kooli mõneti kehvasti toimiva ventilatsioonisüsteemi täielik ümberehitamine. Kuid selle osaks saab kindlasti olema ka meie kodutunde projekti lõpetamine. Ehk siis lõpetamine mitte selles mõttes, et me sooviksime vähem kodutunnet, vaid lõpetamine selles osas, et alustatud teekonna ehk siis rekreatsioonialade moderniseerimine jõuaks lõpuni ja kõik kooli rekreatsioonialad oleks sellised, mis on õpilastele kutsuvad ja kus on vaba aega meeldib veeta. Nii. Meie teine eesmärk oli tõhustatud tugiteenused. Ja tugiteenused ja kaasava hariduse poliitika kui selline oli Eesti üldhariduskoolidele väga suureks muudatuseks. Ehk siis senini erikoolides tihtilugu õppinud õpilased on tänases süsteemis ikkagi kaasatud, kuna nad ka tulevikus on ju meie ühiskonna osaks, et on kaasatud õppeprotsessi tavakoolis, aga selle teostus eeldas siis seda, et koolidel on võimalik pakkuda nendele õpilastele head tuge. Ja siis, kui see poliitika muudatus tuli, siis tegelikult tekkis ka vajadus spetsialistide ainekabinetide järgi, mida meie ruumikitsikus raskendas.
ja tegelikult oli vaja ka ju moodustada nullist meeskond. Nüüd selle arenguperioodi sisse me kindlasti ei alustanud seda arenguperioodi päris nullist, et meil ikkagi tegelikult oli toimiv tugikeskus olemas, kuid kindlasti me sisulise poole pealt läksime oluliselt sügavamale. Mis tähendab seda, et käisime uurimas parimaid praktikaid mitmel pool. Eeskujuna toodi igal pool välja Randvere kooli, kus siis oli eraldi loodud oma tiib koos väikeklassi õpilaste koduklassidega, koos kättesaadavate tugiteenustega ehk siis sotsiaalpedagoogide, psühholoogi ja kõige muu kaasnevaga. Et tänasel hetkel siis on meil tugimeeskond moodustatud, töötab väga hästi ja on ühtehoidev meeskond, kuid kindlasti ei ole tugimeeskond, kes tegutseks ainult väikeklassi õpilastega, vaid tegelikult tugimeeskond toetab kogu õpilasperet. Ja selle osaks ongi siis psühholoogiline nõustamine, logopeediline nõustamine ja ka sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abistamine. Nüüd oluliseks kitsaskohaks oli kuni käesoleva aastani just see taristu küsimus, sellepärast et meil ei olnud nagu päris ette planeeritud, kui see poliitika muudatus tuli, ruume, nii nagu ei olnud ka enamikel Eesti koolidel, kuid nüüd seoses taristu uuendustega, uue maja valmimisega ning Merikülas selleks ruumide eraldamisega on meil väikeklassidele kõigile võimalik pakkuda koduklasse ja vähem oluline tegelikult ei ole ka mainida siis toetavat infosüsteemi, mille läbi ClassAct infosüsteem, siis, mis oluliselt on tõhustanud meie tugimeeskonna tööd ja õpilastoimikute haldamist. Kõige suurem ja enim õpilasi puudutav tugiteenuste areng oli kindlasti koolil KIVA projektiga liitumine, mis on siis kiusamisvaba kooli projekt ja algatus, mis muuseas käesolevast õppeaastast laienes ka progümnaasiumi astmele. Et KIVA ehk siis kiusamisvaba kool sisuliselt keskendub sellele, et õpilased ise oskaksid ära tunda kiusamisjuhtumeid, oskaksid nendes olukordades adekvaatselt reageerida. Ja selle tulemusena tegelikult on toimunud päris ulatuslik langus kooli kiusamisnäitajates. Et kui me räägime nüüd konkreetsetest mõõdikutest, siis iga-aastaselt KIVA koolide hulgas viiakse läbi ka selline analüüs, kus küsitluse kõik KIVA koolid õpilased vastavad küsimustele. Ja me näeme selle küsitluse tulemustest, et kui me liitusime, siis tegelikult väga lühikese ajaga oleme juba ka KIVA koolide hulgas alla keskmise kiusamisnäitajatega. Ja kui me räägime riiklikust keskmisest, siis selles kontekstis on meie koolis nagu kiusamisnäitajad väga madalad, mille üle on väga hea meel ja mis annab tunnistust meie koolipere suurest pingutusest. Et ühesõnaga saab lugeda käesoleva eesmärgi täidetuks, mis ei tähenda, et see töö kuidagi otsas oleks või et pingutama edaspidi ei peaks, sest lõppeesmärk võiks olla ikkagi sarnane nagu meil mõnes punktis, mis ma siin ka joonisel olen toonud, kus näiteks see, kuidas tunnevad meie kooli tüdrukud, et kas neid on soolisel kaalutlusel nagu liigselt tähelepanu pööratud, et meil on need näitajad läbivalt nulli peal, et siis ideaalmaailmas me loodame, et kõik kiusamisnäitajad ühel päeval jõuavad nulli, aga sinna see nõuab pingutus kõigilt, sealhulgas ka kodudelt. Järgmine eesmärk oli meil lennupõhiste tasemerühmade süsteemi rakendamine. Selle eesmärgi taga on siis mõte, et oleks tagatud kaasatus kõigile ja eduelamus ja väljakutse siis ka kõige tugevamatele. Ehk siis lihtsustatult on filosoofia selles, et kui näiteks on kehalise kasvatuse tund ja sinna hulka on sattunud 4-5 väga sportlikku õpilast, siis näiteks kui on mingi pallimäng või muu ühistegevus, siis suuresti teised jäävad kõrvale, sellepärast et osavamad on lihtsalt valdavad palli või muud nagu enamus ajast.
aga see ei anna väga palju eduelamust enamikele. Ja sellest loogikast lähtuvalt, mis on ka näiteks Inglismaa haridussüsteemis ulatuslikult rakendatud, siis me mõtlesime, et ju sama loogika kehtib enamus õppeainetes. Ning selle mõttena ongi see, et õpitempo ja see rütm oleks ühetaoline. Et siis ongi, et näiteks kõige sportlikumad saavad omavahel mõõtu võtta ja on neil endal huvitavam ja siis natuke nõrgemad saavad ka omavahel. Et kui me mõtleme pallimängudes, siis kindlasti on omal tasemel näiteks olevatega kindlasti oluliselt lõbusam mängida kui see, et keegi kogu asja ära teeb. Rakenduslikud väljakutsed kindlasti selle süsteemi juures esinesid. Ja kui me vaatame nendest, siis esimene väljakutse oli see, et tänases tunniplaani võtmes on vajalik paralleelsete õpetajate olemasolu selleks, et seda teostada. Ja seetõttu jäidki valimisse siis need ained, mille ainemaht või õpetajate arv on piisav selle teostamiseks. Ja nendeks olid siis eesti keel, matemaatika, inglise keel ja kehaline kasvatus. Et tänaseks on süsteem rakendatud 5. kuni 9. klassideni Tabasalu siis peahoones. Alustasime esimesest lennust nii-öelda pilootprojektina 5. klassiga, aga kuna see sai positiivse vastuvõtu osaliseks, siis me hakkasime järk-järgult laiendama ja selle tulemusena olemegi jõudnud sinna, kus see ongi rakendatud. Nüüd 2020. õppeaastal lisandunud Meriküla õppehoones me ei ole saanud seda tehnilistel põhjustel ehk siis täpselt nende praktiliste piirangute tõttu veel rakendada, kuna meil ei ole veel kõikides lendudes vähemalt 2 klassi. Et järgmisest õppeaastast, kui kool on saavutanud seal õppehoones oma optimaalse täituvuse, et igas lennus on vähemalt 2 tavaklassi, siis on võimalik ka Merikülas samamoodi nagu peamajas rakendada lennupõhist tasemerühmade süsteemi. Üks teine asjaolu, mis tuli välja, on see, et COVID-i perioodil tegelikult tasemerühmade olemasolu ja sellest lähtuv ka õpilaste liikumine erinevate kollektiivide vahel valmistas üksjagu peavalu. Ehk siis puudutatud isikute ring ja puudutatud õpetajate ring laienesid oluliselt kiiremini. Et nüüd loodetavasti tänaste meetmete juures see eelmisel pooleteisel aastal tasemerühmadega kaasnenud peavalu on väiksem, sest meie vaktsineerituse tase on kõrgem ja teadlikkus on ka kindlasti oluliselt kõrgem. Ja meie 4. eesmärk on siis projektõppe rakendamine ja selle eesmärk siis sisu poole pealt tähendab seda, et õpilased teevad tegevust, mis puudutab mitut ainet korraga ja lisaks see tegevus võiks olla seotud sellise praktilise igapäevaeluga. Et näiteks siis me oleme erinevatel aastatel katsetanud erinevaid süsteeme ja tänaseks oleme siis saanud ka inspiratsiooni teistelt Eesti koolidelt, võib-olla märkimist väärib Tartu Terakool ja sellest lähtuvalt olemegi uuendanud oma projektõppesüsteemi, et meil on töötoad, käesoleva aasta siis teemadeks on elekter ja õhk ning see tähendab seda, et siis vanemad vanusastmed saavad elektriga seonduvates erinevates töötubades olla ja nooremad siis õhuga. Et sinna hulka on siis ka integreeritud koostöö Rakett 69-ga. Et selles mõttes ja lisaks veel kaasnevalt oleme uuendanud ka oma loovtööde süsteemi kaasajastanud, et see arvestaks rohkemal määral õpilaste jällegi eelistustega. Et näiteks on õpilased, kes soovivad läbi viia sellist mahukamat uuringut, siis neil jätkuvalt see võimalus on, kuid väga paljudel puhkudel loovtöö peaks siis ikkagi ka jätma selle võimaluse loovusele rohkemal määral, et kui keegi tahabki midagi väga loovat kokku panna, et siis tal on see vabadus ja toetavad meetmed selle juures. Meie 5. eesmärk oli siis digivõimekuse arendamine ja paljuski on see valdkond, kus meie koolil on läinud nagu tõesti väga hästi. Et juba arengukava perioodi alustasime siis HITSA poolt meile antud 5 kuldtärniga, kui nii võib öelda. Et meie digivõimekus paljudes näitajates oli väga kõrge.
Ja sealt edasi me oleme sellele vundamendile ainult ehitanud, mitte jäänud lorbitele puhkama. Olulisel määral on selle arengukava perioodi jooksul täienenud kooli taristu, lisandunud on mobiilseid arvutiklasse, tänaseks on moodsa esitustehnikaga varustatud kõik klassiruumid. Covidi poolt sai ka kiirendatud, kuid juba varasemalt päris heas hoos olnud digiõppekeskkondade kasutamine. Meie õpetajad tõesti kasutavad päris laia hulka, kool on soetanud ka vastavaid litsentse ja siis kõikide nende peamiste keskkondade osas on ka kooli IT-meeskonna poolne tugi nendele kõigile kasutajatele olemas läbi IT helpdeski. Ja lisaks siis ka meie kohapealsed nagu arendused, mida me oma partneritega ja majasiselt oleme teinud, millest siis võib-olla märkimisväärsemad ongi see intranet, kuhu me koondasime kogu sisekommunikatsiooni ja lisaks ka kõik keskkonnad, mida me kasutame. Teine hästi märkimisväärne rakendus on ClassActi rakendus, mida ma mainisin ka tugiteenustest rääkides. Ehk siis on selline toimikute haldussüsteem või tervikuna kooli haldussüsteem tänaseks, sest kui me alguses me ehitasime selle selleks, et paremini omada ülevaadet toevajadustest, siis tänaseks on selles süsteemis näiteks ka kõik kooli vara ja muud rakendused. Et kõige selle koosmõjus oleme koolina, üldhariduskoolina tegelikult Eesti kontekstis saame öelda, et oleme digitaalne edulugu, millest annab tunnistus ka see, et meid on järjestikustel aastatel erinevatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele konverentsidele ka esinema kutsutud, kus me oleme oma edulugu saanud tutvustada. Et siis vastavalt 2018. aastal käisime EFSA konverentsil, kus siis jagasime lava isegi presidendiga. Seejärel EduBest konverentsil 2020, siis oleme osalenud EduXX konverentsil. Et selles mõttes tõepoolest on tuntud huvi meie poolt rakendatud lahenduste osas ja hea meelega oleme seda siis ka teiste koolidega jaganud. Meie 6. eesmärk oli ettevõtlusõppe arendamine ja kohe arengu perioodi alguses tuvastasime, et meie ettevõtlusõpe on sisuliselt väga kõrgel tasemel, mistõttu me püstitasimegi eesmärgi selle sisulise kõrge taseme eest ka pälvida siis riiklikku tunnustust ja osaleda siis erinevatel konkurssidel. Ja nendel osalemise tulemusena sai kinnitust meie oletus, et meie õppetase väärib tunnustust. Ja kaasnevalt olemegi saanud tänaseks rahvusvahelise tunnustuse osaliseks, kus me saime TES auhinna ehk siis Entrepreneurial School auhinna Helsingis ja lisaks siis ka siseriiklikult, kus ministeerium tunnustas meid riikliku kõige kõrgema auhinnaga selle koha pealt, et ettevõtlik kool 2019. Ja samamoodi tegelikult meie ettevõtlusõpetaja Kristo Savits pälvis siis 2019 aastal aasta ettevõtlusõpetaja tiitli. Nii et kõige selle koosmõjus saab öelda, et meie majas toimuvad algatused, kus me Ajujahiga koostöös viisime läbi õpilasfirmade konkursse, on toimunud hulgalisti õpilaslaatlasi ja võistluseid, et siis sealhulgas ka võõrustamisi, teiste koolide ja üleriigilisi võõrustamisi, kus me oleme kaasanud ka palju kogukonnast toetajaid ja see, et meie õpilasfirmade hulk on arenguperioodi jooksul mitmekordistunud, annavadki tunnistust sellest, et ettevõtlusõppe valdkonnas on meil läinud päris hästi. Meie 7. eesmärk on kommunikatsiooni arendamine olnud ja kindlasti saab öelda, et meie kommunikatsioon täna on oluliselt tõhusam, kui ta oli arenguperioodi alguses. Kuid kommunikatsioon on jällegi üks selline valdkond, kus alati võiks veel rohkem ja alati võiks veel paremini. Et selleks, et selleni jõuda, me alustasime sellest, et me proovisime ümber mõtestada andmed ja eriti just seda andmehulk ja bürokraatia hulk. Et kohati see oli juba nii mahukas, et õiget kildu oli nagu raske leida. Et majasiseselt me tegime õpetajate käsiraamatu, me tegime intraneti, me korrastasime ära koolikalendri, õpilaste vaatest, me uuendasime loovtööde juhendeid ja tegime igasuguseid
lahendusi, aga nendel kõigil oli üks ühine nimetaja ja see oli see, et me proovisime lähtuda printsiibist, et vähem on rohkem. Ehk siis kui proovisime nagu mitte kirjutada teksti seinu, vaid just, et see protsessi olemus ja eesmärk nagu tuleks sellest dokumendist läbi ja vajadusel, kui olid tõesti mõisted, siis linkida neid sinna juurde. Ja selle tulemusena majasiseselt infovahetus on kindlasti muutunud tõhusamaks. Maja väliselt samamoodi oleme oluliselt suurendanud koolipoolset aktiivsust Facebookis näiteks ja ka kooli koduleheküljel teadete jagamisega, ehk siis proovime kõik nagu sellised ikkagi märkimisväärsed sündmuseid neid kajastada ka kogu kooli perele. Mis see siis nagu numbrites tähendab, on seda, et tänaseks on meie Facebooki grupis 1700 jälgijat, kelle feed'i siis meie kooli infoga jookseb ja tavapärane mõju ulatus ühel postitusel on siis 1000 kuni 1500 vahemikus, et need, kes on seda näinud. Aga jätkuvalt on tegu valdkonnaga, kus võiks rohkem ja proovime kindlasti veelgi mõelda, kuidas info jõuaks veel paremini ja tõhusamalt. Selle aasta võib-olla kõige suurem muudatus ongi siis meie uus kooli kodulehekülg ja loodame, et siis jällegi on info kompaktsemalt ja paremini leitav ja kättesaadav. Nii. Meie eesmärk number 8 kattub suuresti tugiteenuste tõhustamise punktiga ja meie eesmärgiks selles punktis oligi siis see, et meie koolikeskkond oma turvalisuses toetaks maksimaalselt õpilase füüsilist ja vaimset heaolu. Kui me mõõdame seda heaolu rahulolus, siis me saame täna öelda, et meie algklasside astmes kooliga rahulolu õpilaste poolt on oluliselt üle riigi keskmise, et on väga tugevad näitajad. Paraku peame ka möönma, et progümnaasiumi osas meil on arenguruumi, sellepärast et me oleme ikkagi seal riigi keskmise juures ja mõnes näitajas ka allpool selle. Kindlasti on oodata käesolevast õppeaastast olulist nagu muudatust, sest meil on 2 aspekti. Esiteks, Kiva programm laieneb progümnaasiumi astmesse ja teine aspekt on siis tõesti see, et meie majade dünaamika muutus märkimisväärseks. Et kui Merikülas juba eelmisest õppeaastast progümnaasiumi õpilased said ennast tunda nagu peremeestena oma majas, siis tänaseks siis peahoones samamoodi, et gümnasisti tasemel meil 9. klassi õpilased on siis need kõige vanemad, kelle poole vaadatakse ja Gustav Adolfi gümnaasiumi siis kogemus näitas, et kui näiteks nemad tegid oma 1. kuni 6. klassini maja, et siis see omanikutunne ja kaasnevad algatused, initsiatiivid, mis hakkasid 6. klassi õpilastelt tulema, mida varem koos vanemate õpilastega oli vähem näha, et siis see kasv oli päris suur. Et me prognoosime, et midagi sarnast on meid ootamas ka käesoleval aastal. Et selles osas oleme täitsa optimistlikud. Ja kindlasti vähem oluline siis ei olegi see, et uus hoone, ehk siis uues hoones need loodud tingimused just 1. kuni 5. klassi õpilastele, et need on suurepärased, need on väga kaasaegsed, õpilastel on oma pesad ja kindlasti ka seal me näeme, et juba niigi väga kõrged näitajad omavad potentsiaali tänu taristu olulisele paranemisele veelgi tõusta. Nii. Ja olemegi jõudnud arengukava ehk siis 2018 kuni 2021 perioodi ülevaate lõpuni. Oli küll mõneti pikk ja tegelikult oleks saanud veel pikemad, sellepärast et tihtipeale nende summeeringute taga on terve suur loetelu erinevaid algatusi, tegevusi, õnnestumisi ja kohati ka ebaõnnestumisi, aga loodetavasti andis see üleüldise ülevaate. Nüüd rääkides käesoleva õppeaasta eesmärkides, siis jõuame sinna, et meie esmane tase igal õppeaastal on siis see, et me tagaksime kõrge kvaliteediselt riikliku õppekava põhise õppekasvatustöö läbiviimist kõikides oma kooli õppehoonetes. Meie teine oluline eesmärk, nagu eelpool sai mainitud, on Kiva programmi laiendamine. Meie kolmas eesmärk on tingitud siis meid ümbritsevast tegelikkusest, ehk siis jätkuvalt peame oskama ja suutma toime tulla siis COVID-kriisi eripäradega.
samuti siis uue loovtööde ja projektõppesüsteemi rakendamine käesoleval õppeaastal. Samuti on meil väljakutseks siis ühtlustada erinevate toetavate teenuste kättesaadavus kõikides majades. Ehk siis ma räägin siin huvitegevusest, IT-toest, tugispetsialistidest, kooliõest, kommunikatsioonist, et kõik meie majad oleksid nagu võimalikult hästi toetatud. Siis uue majaga seonduvalt on tegelikult ka nagu tihtilugu suuremate ehituste puhul käib kaasas ka teatav hulk selliseid garantiiperioodi eripäraseid, mistõttu me peame ka nendega tegelema, ehk siis seal mõned asjad, mis ei tulnud võib-olla päris nii, nagu oli algselt plaanis, et need tuleb siis selle garantiiperioodil korda saada, et sellega kindlasti tegeleme. Ja üks täiendav ülesanne koolil on siis see, et me ühtlasi leiaksime võimalikult tõhusa partnerluse siis oma huvitegevust pakkuvate partneritega, olgu selleks siis rahvakultuuri esindajad või spordiklubid, et meie kooli kasutuses olevad spordisaalid oleksid võimalikult hästi pandud meie õpilaste ja kogukonna teenistusse. Üks sihuke mõtlemisülesanne, mis meil on käesoleval õppeaastal, on kindlasti see, kuidas me looksime võimalikult selle peahoone rekonstrueerimise projekti raames, annaksime võimalikult hea sisendi, et meil tuleks tõesti siis loodusainete labor näiteks, mis võimaldaks tõsta siis loodusainete läbiviimise kvaliteeti. Ja kindlasti me soovime ka uue riigigümnaasiumiga jätkata tõhusat koostööd. Näiteks 1. klassi aktusegi me tegime ju koos, kus 12. klassi õpilased tõid meie värsked 1. klassi õpilased ilusti meie saali. Aga sisulise poole pealt siis üks asi, mida me näeme kindlasti on meie karjääriõppe laiendamine, sealhulgas siis ka riigigümnaasiumi võimaluste tutvustamine. Ja jooksev koostöö siis samamoodi ruumide kasutamise osas, mis meil on, et olgu selleks siis mingid kodunduse klassi jagamise aspektid või muu selline. Ja tegelikult on ka piduaasta, sellepärast et meie kool saab käesoleval aastal 35 aastaseks, nii et kokkutulek, mille osas on osaline info koduleheküljel kättesaadav, et olete kõik koolipere liikmed selles mõttes oodatud. Et loodame väga, et see COVID-periood siis viimasel hetkel mingit suuremat viimkat ei viska. Nüüd järgmine punkt, mis ka on õpilase kooli teekonna osaks, kindlasti lahutamatuks osaks just meie hariduslinnakus, on mõtestatud kooliväline tegevus pikapäevarühmast kuni huvihariduse ja huviringideni. Et tegelikult meie kooli ja kogukonnal on kättesaadavaks tehtud väga rikkalik valik erinevaid huvitegevusi. Et me koolipoolselt proovisime need ka juba osaliselt summeerida, et oleme teinud sellise alamlehekülje, siin on see link on nähtav, kuid kindlasti soovitan vaadata ka huviringid.ee lehekülge, kus on ka võimalik ennast kirja panna. Et tegelikult tänane hetkeseis on selline, kus nooremate vanuseastmete ringid on juba väga suure täituvusega, aga just käesoleval õppeaastal on lisatud ka vanematele vanuseastmetele erinevaid valikuid ja seetõttu tasub pilk peale visata. Nii, ja kindlasti siis tänasel päeval ei ole kahjuks ka ükski ettekanne, mis puudutab koolielu, ei pääse mööda ka COVID-i olukorrast ja selle tarvis tegelikult oleme ka jaganud klassijuhatajatega informatsiooni, mis puudutab neid korduma kippuvaid küsimusi, mida meil koolile on üksjagu esitatud. Et nendel küsimustel peatutakse siis pikemalt siis klassi lapsevanemate koosolekutel, mis siis peaksid toimuma käesoleva nädala jooksul. Et panin need ka siia slaidide juurde, et need, kes soovivad hiljem eraldi vaadata. Et kindlasti COVID juures me järgime absoluutselt kõiki riigipoolseid juhiseid. Samuti julgustame siis sarnaselt meie riigile ikkagi vaktsineerima, eriti mis puudutab enam kui 12-aastased lapsi, aga päeva lõpuks on see iga pere oma valik.
Aga see, kuidas me ühes või teises olukorras peame käituma, siis me lähtume täpselt riiklikest juhistest. Nüüd sellega ongi meie ettekanne jõudmas oma lõpuni. Tuletan siis veel kord meelde, et kirjalikult käesoleva ettekande chatis oli võimalik esitada küsimusi. Selleks, et oleks ka praegu siis võimalik veel küsimusi esitada, arvan, et on sobiv hetk panna mängima siis meie õpilase poolt valminud loovtöö, ehk siis väike video sellest, kuidas meie uued hooned valmisid. Ja see video siis kestab mõned minutid ja kui see video on läbi, siis asumegi siin chatis tulnud küsimustele vastama. Aitäh!